Tere! Nüüd jõudsis üle pika aja tagasi Eesti YouTuberi eneseteadvuse ja privaatsuse taju. 1.2.1 YouTuberid. YouTube on 2005. aastal loodud videote jagamise keskkond, kus tänaseks on üle miljardi kasutaja. YouTube 2017. 2016. aasta lõpus edastas YouTube külastavastuselt Facebooki on täna teine külastatav veebisait Google'i järel Alexa 2017. Andres Kaplan ja Michael Hänlan 2963 liigitavad YouTube'i sisu jagamise kommuuniks, mis on üks sotsiaalmeedia alaliike. Sellistel lehekülgedel ei ole kasutajate kohustust teha isiklikku profiili ja kui nad selle loovad, siis see sisaldab vaid baasinformatsiooni, nagu näiteks kasutajakonto loomise kuupäev või üles laaditud videote arvu. Kaplan ja Hänlan 2009. YouTube'i edu üks tegur on 2007. aastal loodud võimalus teenida videoid tehes raha. Nimelt läks käibusüsteem, kus YouTuberid sai nende videotele eelnevate reklaamide vaatamise pealt teatud protsendi endale teenida. Holbo 2015-3 selle kasvus sisu loojate huvi teha paremaid videoid ja rohkemate vaatajanumbritega videoid tõid omakorda uusi reklaamipakkujaid YouTube'i. Hetke programmiga liituvad YouTuberiga 1000 vaatamise pealt vahemikus $0.25–4. sest YouTube aasta 17 osadest nendest inimest läks 10 aastat tagasi hobi korras regulaarselt videoid tegema on tänaseks saanud miljonäärid. Miljonäris 15, kuna eelistigetse sisu tootjatele vaatajanumbri võrreldes muu maailma küllaki väikest, siis on elatist teenimine pelgalt vaatajanumbrite pealt küllaki keeruline. Meil on pigem levinud toodete videotes reklaami tegemine Orkest 2017, samuti on võimalik YouTube'is saada endale püsisponsorid ja YouTuber võib luua süsteem, kus jälgijad saavad raha annetada 2017. Uuringud näitavad, et YouTube on noorte jaoks väga oluline platvorm. Defi Meedia 2015 aasta korraldatud uuringust selgus 2013–2024 aastased noored veedavad umbkaudu 6,2 tundi nädalas vaadates YouTube videoid. Samuti selgelt üle poole vaatajatest kooliõpilast ning just teisest on panustavad kõige enam kommenteerimisse, hindamisse ja muul viisil tagasiside edastamisse. Kui kuskil 566 Patrick Lange 2008 on soovitanud YouTube'i iseloomustada pigem sotsiaalse võrgustiku lehekülge, mitte videote postitamise oma. Sotsiaalse võrgustiku kujundamisel on oluliseks teguriks needsamad YouTuberid. Nad on YouTube'i keskkondade sisu loojad ehk inimesed, kes regulaarselt teevad videoid, esinevad ise nendes ja laadivad neid üles. Holbon 253 videoid tehakse pea kõige kohta, alates toote arvustust, lapse kasvatamist, nõuandest, mängude mängimist, lõpetades sotsiaalsete eksperimentidega. Edukamate YouTuberite puhul saab hobist igapäevatöö nimelt koondub populaarsete sisuloojate ümber suur jälgiskond, kes ootab pidevalt uut sisu eest. 66 tänaseks maailmakuulsate YouTuberite miljoneid jälgijaid. Näiteks Rootsist pärit videot oma kommenteerimised kuulsaks saanud Felix Liebergil ehk PewDiePie'l on üle 50 miljoni püsijälgija. 2017. YouTuberid on ka olulise mõjuisikud, nende mõju ja kuulsus on võrreldava traditsiooniliste kuulsuste omadega. Jälgijad võid eeskujudada igapäevaellu kaasa välimuse käitumise ja hoiakuga seotud. Hiljutist Soomes tehtud uuringust selgus, et YouTuberite mõju ulatus võib olla suurem kui Hollywoodi tähtede oma. Nimelt 2016. aasta 513–17 aastane noorega tehtud uuringus paluti nimetada 3–5 kuulsust, keda nad jälgivad. Kuigi selline küsimuse püstitus võib suunata noori mõtlema mikrokuulsustele, siis tulevast olid sellegi poolest tähelepanuväärsed. Selgus 10 populaarsemast hiildelist kuulsi olid YouTuberid, 3 muusikat ja 1 jäähokimängija. Kuulasema 2016 uuringutes selgunud, et noored ei suhestuda Hollywoodi kuulsuste elustiili, kes sõlud uhketes villadesse ja teedivad suuri summasid. Seevastu YouTuberid nähakse huvitav iseloomuga loovukilisi omavandusi, kes saavutavad tähelepanu jälgiskonna suure töö tulemusena. Teised võtavad kaasa videotest nähtud ja imiteerivad seda igapäevaelus, seejuures ei pruuginud sellest mõjust otseselt teadlikud olla või eitavad seda. 1.2.2 Eesti YouTuberid, ma neid kohti enam märita. Järjest enam on Eestis iseendast tehtavate videote üleslaadimine YouTube'i muutumas populaarsemaks. Kui mõned eestikeelsed sisu loovad YouTuberid tegutsevad juba pikka aastat, näiteks Einar Kuusk, Kaade Tanel, Sarjo TV, siis suur osa populaarsetest YouTuberitest on alustanud viimase aasta või 2 jooksul
Eestis on kõige suurem jälgijaskonnaga YouTuber Estonianna, kes teeb vene keeles videoid, temal on 200 000 jälgija, Estonianna 2017. Eesti keelt sisu loovatest YouTuberitest on kõige suurem püsijälgijaskonnaga HD Tanel, kellel on üle 40 000 jälgija, HD Tanel 2017. YouTuberite fenomen tervikuna on küllalt uus, kuid ka Eestis on see saavutanud väga paljude inimeste tähelepanu. Sotsiaalmeedia statistikat koondav portaali Sotsiaalblade andmetel oli 2017. aasta märtsi andmetega tegutsemisriigiks Eesti järgnev top 100 YouTuberi igaühel üle 13 000 jälgija, Sotsiaalblade 2017. Kui võrreldes numbrit näiteks Eestis ilmunud ajalehtedega, siis kõikide maakonnalehtede tiraaž on väiksem kui nende YouTuberite jälgijate arv ja liikumislehtede 2017. 2016. aastal jõudsid Eesti YouTuberid küllaki palju traditsioonilistel meediakanalites, kus need tegemisi kajastati. Samuti kaasavad Eestis turundajad oskuslikult YouTuberid oma kampaaniatesse. Nii on näiteks Kanal 2 Delfi TV teinud persoonisaatest tuntuvate YouTuberitega tutvustada fenomeni laiemale üldsusele. Roolti nädal 2016, Tosula 2016. Kus kõige enam tähelepanu pälvinud turundusvõtted oli Swedbanki augustis korraldatud kampaania Otsime Eesti parimat YouTuberi, kus paluti noortele luua videoklipp, millest näidatakse vähemalt ühte Swedbanki mobiiliäppi funktsiooni. Kõige konkurssi võisid videoid esitada kõik soovijad, siis populaarsemad YouTuberid said personaalse ülekutse teha ise ka video ja paljud ka seda tegid. Konkurssi laekub 54 video kampaania lõpus üle 430 000 vaatamise ja kampaania sihtrühma 10–19 aastane noorte seas kasvas Swedbanki mobiiliäpi allalaadimise arv 25%, külaotsa 2016. Samuti firmad nagu Sportland, Tallik, Felix ja Telia teinud Eesti YouTuberitega koostööd. 2016. aasta moodustas üksinda tegutsenud YouTuberites kogu, kes ühendusid ja hakkasid ka koos ideid tegema. Samakorda tõi ka üha kasvanud tähelepanu. Suuremat tähelepanu märkaski videopostitajaid ise. Tänaseks on üks kogukond YouTuberite arvust suutanud osaühingu Greatly, mis tegeleb peamiselt YouTuberite ja brändide koostöö pakkumisega. Greatly 2017 osaühingu eesmärk on tuua kokku parimad talendid, brändid ja tehnoloogiad, luua koostöö, millest võidaksid kõik. Kuigi Greatly ei ole avaliku kirjapank, kes nende kommuuni kuuluvad, siis koduleheküljed leiab umbes 10 Eesti mõistes küllaki suure, 10 000 pluss püsijälgijat YouTuberi pilte. Lisaks brändidega koostööle korraldas OÜ Greatly näiteks üritus Eesti YouTuberid live, see loodub fännidel võimaluseks kohtuda oma lemmikute YouTuberitega. Üritus tõi kohale sadu noori fänne, kes ei tea pilte oma iidult ja vaadata, kuidas YouTuberid lahendavad erinevad väljakutsed, tõeline fännitorm 2016. Taolisel ürituse saavad YouTuberi fännidega reaalselt kokku, üldiselt tuleb auditooriumi sotsiaalmeedias ette kujutada. 1.3. Kujutletav auditoorium. Dennis McCoy 2013 toob välja, et uue meedia tulekuga on auditooriumi mõiste muutunud. Võrreldes varasema lineaarse kommunikatsioonimudeliga tuleb näha tänapäeva kommunikatsiooni kui võrgustikku. Teisisõnu ei ole auditoorium enam vaid vastuvõtja rollis, vaid pidevalt toimub vähemasti 2 osapoolega dialoog. Ta on ahpoid, sest 14 kasutab mõistet võrgustunud avalikkus. Iseloomustavaks sotsiaalmeedia auditoorium, mis on kujutatud võrgustikupõhiste tehnoloogiate poolt ehk network of publics. Arvutivahenditud suhtlemise juures on ainulaad aspekt see, et kaovad ära mitmed sotsiaalsed aspektid, mis on olemas näost näkku suhtlusel Siibaka kalmus 2010–432. Näiteks kui reaalsest suhtlust inimene muudab käitumist vastavalt sellele, milline on auditooriumi reaktsioon, siis sotsiaalmeedias inimene kujutab ette, kellega ta räägib ning kuidas auditoorium temaga võiks suhestuda 2023. Seega on virtuaalruumis keeruline otsustada käitumismustreid ja tuleb usaldada kujutlusvõimet. Sotsiaalmeedia tuleku loob potentsiaali tavalistel inimestel jõuda väga suure auditooriumini, kuid see omakorda teeb raskeks reaalse auditooriumi ettekujutamise edelit 2018 viitab selle, kui sotsiaalmeedias jõutakse 100 000 ja vahel miljonite inimeste, siis nende hulgas on ka näiteks sõbrad, pere, kolleegid ja võõrad inimesed. Niimoodi reaalse ja kujutatava auditooriumi vahel tekkida pinged. Sellist olukorda nimetab Boyd,
2014-31 kontekstide kokkuvarisemised, kus inimesed on sunnitud toime tulema samaaegselt omavahel mittesobivate sotsiaalsete olukordade, mille kehtivad iseseisvused normid ja mis eeldavad erinevaid reaktsioone. Näiteks võivad õpetajad vaadata videot, mida noor postit YouTube'i sõpradele vaatamiseks. Selleks, et oma peas kontekst stabiliseerida, hakatakse ette kujutama auditooriumi, kelleni tahetakse jõuda. Seejuures võib kujutletav auditoorium erineda reaalsest auditooriumist ehk endal luuakse illusioon piiratud auditooriumist, kuid ei mõelda kõigile inimestele, kelleni avalik info võib jõuda. Purumäe Siibla 2012, Narvik ja Poid 2010. Poid, kes näiteks kaudu kinnitab, et kujutletav auditoorium luuakse üldiselt. Teadust jälgiskonna põhja kujutab välja, et noored ei ole naised ega rumalad, vaid teavad, et nende postituse kohta kaugemal, näiteks siis, kui sõbrad jagavad neid edasi teiste inimestele. YouTube koondab küll sotsiaaldemograafilist statistikat videote vaatajatest ja võimalik on avada profiile nendest, kes on otsustanud teatud kanalit jälgida. Kui videote vaatamiseks pea tegelikult kasutajakontot omamine, seega võib suur osa jälgijatest jääda anonüümseks. Kuna tervilik jälgiskonda tihti hoomavates keskendub mikrokujust oma käitumise profiili ja sisu loomist sageli selle, milline nende jaoks ideaalne vaataskond. Marvik ja Poik 2011-120, seejuures ideaalne vaataskond tihtipeale peegelpilt sisuloost ja vaataja näeks sisulooja sarnaseid inimesi. Seega suunatakse sisu loomine ideaalse vaataskonna ning kõrvale jääb reaalne vaataskond. Ideaalsele jälgijale vastandub košmaarne jälgijat erinevad tundlikud auditooriumi liikmed. Košmaarse vaataja olemus võib tihti saada põhjuseks, miks informatsiooni jagata ja mõeldakse selle, kes jagatav sisu on sobilik kogu auditooriumile, kaasa arvatud košmaarsele lugejale. Košmaarse auditooriumis kuuluvad tihti vanemad, ülemused, õpetajad, sõbrad ja teised reaalses elus tuttavad inimesed, kes võivad sõnumi saata üle omada teatud võimu. 11-125. Jälgiskonna kasutus soovitud auditooriumise tähelepanu kasutatakse erinevaid tehnikaid, kuid suurte võimalik osta reklaami ja jõuda sellest promotsiooni kaudu soovitud vaatajaskonnast mikrokursust peavad hakkama saama teistsugust oskust ja ressurssidega. Heiden Litt ja Ester Hasselberg 2016 on kirjutanud auditooriumi haldamise strateegiad ja need eristavad auditooriumi piiramise audience limiting strateegia, millest võib juttu peatükis 1.5 auditooriumi püüdmise audience reaching strateegiad. Auditooriumi püüdmise strateegia kasutatakse kombinatsiooni sotsiaalsete tehnoloogilistest strateegiatest. Peamistena saab välja tuua erinevat tüüpi sisu vahendamise, auditooriumiks suhtlemise ja nii-öelda sõbratunde tekitamise läbi teatavate stiilielementide või siseringi naljade inside joke kasutamise. Auditooriumini jõudmiseks tähelepanu püüdmiseks pööratakse tähelepanu ka nüansside nagu postituse märgistamine teatud märksõnadega, sobiv keelekasutus ja postituse ajastamine. Kaljuvee 2015 bakalaureusetöö tulemused saab välja tuua, et tähelepanu valmimiseks kasutatakse lisaks eelmainitud strateegiale veel loodava sisu maksimaalselt kättesaadavaks tegemist, näiteks teiste sotsiaalmeediakanalite videote lingi jagamise kaudu, loodava sisu visuaalselt atraktiivseks tegemise püüdu ja auditooriumi kaasamist läbi erinevate üleskutsete. Sellise strateegiat kasutades pakutakse võimalust jälgijatele samastumiseks ja on võimalus saada püsijälgijaid, kes moodustavad justkui kogukonna. Liit ja Harkjätai 2016. Ma ei tea, kas ma edasi teen. Vaatan, kui palju siin järgmine teema 1.4 enese presentatsioon sotsiaalmeedias, aga ma ei tea, kas ma jõuan. Nüüd varsti enam vist kindlasti ei jõua, nüüd kindlasti ei jõua. Ma lõpetan. Ja nüüd siis kõik. Siin on veel natuke teha. 13. lehekülg natuke on veel jäänud. 13.25. Ehk siis on jäänud 12 lehte. Jah. Lõpetan. Nii et